Hei, hei! Taas kord on reede ja mul on väga hea meel, et päris paljud meie VIP-klubi liikmetest virtuaalassistendid on otsustanud kasutada võimalust ja tulla ennast tutvustama siiasamma virtuaalassistent Fookuse laivi, et mida virtuaalassistent teeb. Täna on mul külaliseks Ingrid Stamm, kes on tegutsev virtuaalne assistent ning ta annab meile väikse ülevaate, kuidas ta selle ametini jõudis, milliseid teenuseid ta pakub ja jagab ka lõppu võib-olla mõne praktilise nõuande mingisuguse rakenduse näol või ka mingi mõtte näol. Ehk et mida me saaksime kõik kasutada. Tere tulemast, Ingrid! tere, tere kõigile, kes olete ühinenud. Nii tore, aitäh sulle, Ennele, et kutsusid. Nii hea meel, et sa selle otsuse vastu võtsid, sest et pole midagi teha, et kui sa ikkagi tahad, et sinust teatakse, siis sa pead ikka natukene peidust välja tulema. Ja just enne Ingritiga rääkisime ka siin, et minu meelest need laivid on näidanud nii palju erinevaid assistente, nii palju erinevate tegevustega. ehk Ingrid ise ütles ka, et ta pole justkui nagu tavapärane assistent, on ju. Aga see ongi minu meelest jumala äge, et kui ettevõtjad vaatavad seda laivi järele, siis nad vaatavadki, et neid asju saab ka teha ja delegeerida. Aga alustame algusest. Ingrid, kuidas sina üldse virtuaalse assisteerimiseni jõudsid? No mina jõudsin vist niimoodi, et ma olin Eesti virtuaalsete assistentide selle Facebooki grupi liige juba mõnda aega või siis selle esimese või ma ei mäleta, kas see oli täpselt sama nimega, kui Liina Ostumaa selle nii-öelda alguse tegi sellega ja siis niimoodi kõrvalt vahepeal niimoodi vaatasin ja siis mingi aasta oli vist möödunud ilmselt, kui ma seal juba grupis ja siis ma nägin, et on mingi väljakutse ja siis mõtlesin, et nii põnev, et ma osalen. Ja siis väljakutsest ühinesin siis stardiklubi koolitusega, mis oli 2 kuud pikk ja sellest siis on nüüd saab juba 2 aastat. Et väga rahul ja see oli nagu selline, kui tol hetkel, enne kui ma nagu ühinesin, siis ma tundsin kuidagi sihuke läbi põlenud ja kuidagi natukene selline jah, madalseisus natukene, et siis see kuidagi tõi sellise õhinapõhisuse ja uudishimu ja sellise tahte õppida midagi uut ja nii-öelda aidata neid väikeettevõtjaid just, et see oli põnev, kuidas see nii-öelda algas ja siis 2 aastat tagasi või peaaegu 2 aastat tagasi tegin siis selle oma ettevõtte maikuus ja augustikuus tulin nii-öelda kapist välja. Jah, see oligi, et kui me saime kokku seal Tartus VIP-klubiga, siis ma just nagu andsingi teada, et näed, ma nüüd tulin kapist välja ja siis oli vist vähem kui nädal aega ja mul oli 2 klienti. Nii et see oli päris Mhm. kenasti algas, aga see kõik algas palgatöö kõrvalt. Ja, et aga mis sulle nagu virtuaalassistendi ameti juures kõige rohkem nagu meeldib või mis see köidab, et sa küll ütlesid, et niisugune põnev, uued asjad ja kõik niisugune abivalmiduse võimalus ettevõtjatele. Kas oli veel midagi? No just see, et saad nagu omal ajal teha seda, et ei ole otseselt sellist, mõnel puhul võib olla küll, et on sul ikkagi ajaline, see, et pead mingiks ajaks, eks ole, valmis asja saama või ülesande, aga lihtsalt see, et sa saad nagu ise oma aega planeerida ja distantsilt teha asju, et sa ei pea kohale minema, et see mind nagu paelus esimesena ilmselt kõige rohkem ka. Sa korra juba mainisid, et sa alustasid, siis sa käisid veel palgatööl. Mis valdkonnas sa tegutsesid ja kas need sealsed oskused on kuidagi aidanud sul ka virtuaalassistendina paremini toime tulla? Ma olin, viimane palgatöö oli siis kliendihaldusplatvormi Zendeski toote ja müügijuht. Et siis see oli ka selline, et ma aitasin, eks ole, ettevõtetel nende kliendihaldust saada efektiivsemaks ja produktiivsemaks, ja kliendid oleksid rahul, nii et kindlasti mingid osad sellest on mu praegusesse töösse siis nagu kaasa tulnud. Ja ka eelnevalt ka olin kliendihaldur ja klienditeenindaja ja ma olen teinud ikka väga palju erinevaid ameteid, nii et selline hunt kriimsilm ja tema 9 ametit, et igast asjast on kindlasti mingid tükid võtta ja rakendada.
Sul käis nagu hästi palju seda müüki ka läbi, et noh, kliendihaldurid, mis tähendab ka ju mingil moel ikkagi seda müügitööd on ju. et müük on küll selline asi, mida tegelikult tikutulega otsitakse assistendis taga. kuidas sa ennast müügis tunned? Ma nii hästi nüüd ei tunne, aga ma olen koolitusi läbinud ja selles mõttes, et ma need põhitööd teen, et ilmselt noh, see ongi see, et enda mugavustsoonist nii-öelda väljumine, et sa võtad selle, eks ole, telefoni kätte ja nagu helistad või saadad neid müügikirju, et kuidas keegi, eks ole, või mis olenevalt olukorrast. Aga jah, see ei ole nagu minu see nii-öelda lemmikteema nii-öelda. Aga millised on sinu lemmikteemad või mis teenuseid sa pakud, mis valdkondades sa oled üldse koostööd teinud? Ja tegelikult kõigepealt, mis olid need esimesed asjad, kui sa kapist välja tulid, millega need kliendid sinu poole siis pöördusid? Esimene töö oli siis olla virtuaalassistendiks siis ühele noorte spordiklubile, või jalgpalliklubile, kus ma siis aitasingi sotsiaalmeedia postitusi luua ja neid postitada ja heastada ja igasuguseid plakateid teha ja sünnipäevadel, eks ole, töötajaid välja tuua ja õnnitleda. Ja siis teine selline natukene lühemaaegne oli selline, ma ütleks, et see ei olnud nagu virtuaalne assistent, see oli personaalne assistent. Ehk siis ma käisin Jõgeval ühte korterit haldamas ja et saaks mingid tööd tehtud, mööbel paika ja kardinad paigaldatud ja kardinapuud paigaldatud. See oli selliselt huvitavalt algas, aga siis sellest edasi jah, ma olen teinud meiliturundusega tegelenud, et ma tegin siin Merit Milleri suhtluskoolitusele meiliturundust ja siis praegu ma teen ühele kinnisvaramaaklerile siis sotsiaalmeediat, ehk siis ma monteerin videosid, mõtlen kaasa, teen ise neid karussellipostitusi, olen selline strateegiline partner, kes mõtleb, et mis sisuga nad võiksid olla, jälgin ka siis tema valdkonda nii-öelda, et saada nii-öelda trendikamaid asju ka noh, tema profiilil kuvada ja saada jälgijaid ja siis ka seeläbi ka kliente juurde. Meiliturunduses, mida sa täpsemalt tegid, kas sa koostasid ainult kirju või mõtlesid läbi ka neid tunneleid? Nii suuri tunneleid seal ei olnud, et ikkagi noh, selline suht lihtne, et noh, ajastamine, see oli selline mida me ikka tegime, aga jah, neid automaatikaid nii palju seal ei saanud rakendada, et see oleks kindlasti huvitav teha. Et noh, iseendale ma natukene siin katsetasin, aga praegu on jah, et see on see, et oled nagu see kingsepp, kellel kingi ei ole, see on tavaline asi. et oma nagu mingid sotsiaalmeediad ja need asjad on siin tagaplaanil, aga kliendi omad on fookuses. Aga kas sa selle meiliturunduse kirjade sisu mõtlesid ise või tuli kliendi poolt see? Natukene tuli kliendi poolt ja siis no minu suureks tööriistaks on ka ChatGPT, sellest ei saa nagu üle ja ümber. Et mul on tasuline pakett ja siis jah, seal ma olen teinud endale erinevad assistendid, turunduse, sotsiaalmeedia assistendid, strateegilise mõtlemise nagu CEO, et vastavalt olukorrale ma saan nagu panna mingid tekstid või mõtted sinna sisse ja siis ta aitab nagu mulle vormindada mingid siis juba valmis tekstid, mida ma siis ka nagu veel vaatan kriitilise pilguga üle, et no alati ikka ei päde, on ju. Et mõnikord peab mitu korda laskma läbi ja noh, veel võib-olla eesti keele toimetajast ka veel läbi, et saaks nii-öelda väärilise asja, mida nagu siis panna, et see on tõesti nagu selle minu kliendi häälega või noh, nii-öelda tema olemusega kooskõlas. Mul jäi see nagu kõlama, et sul on erinevad ai assistendid, mis tähendab, et sa tegelikult oskad neid ju vajadusel ka oma kliendile luua, kui sa saad piisava sisendi, eks ju. Absoluutselt jah, no sisend on see kõigepealt, mida on nagu vaja jah, et sa saad, eks ole, tema tekste, mis ta on ise kirjutanud, mitte ai abil, eks, et sa saad tema milline tema olemus on, kuidas ta muidu tavaliselt, eks ole, oma postitusi teeb, et annadki sinna näidised sisse, siis veel teed mingit deep research'i, et nagu sügavuuringuid, et tema valdkonnas, et ta just vastaks sellele valdkonnale nagu õigete sõnadega,
et see on nagu väga oluline ja saan kindlasti teha oma klientidele ka. sest noh, see on tegelikult, ma olen ise teinud ja see võtab meeletult palju tegelikult aega ja tavaliselt sellel ettevõtjal võib-olla ei olegi seda aega, aga kui tal olekski see assistent, ta annab selle sisendi, kes teeb selle põhitöö kõik ära ja siis muidugi see testimise faas on juba siis kliendil juba oluliselt lihtsam, eks ju. väga äge. Absoluutselt, jah. kas sul on veel mingisuguseid keskkondi, rakendusi, mida sa oma töös või tööriistu kasutad, milles enam täna isegi ei kujutaks ette oma elu? Toggle on kindlasti, et aja mõõtmise tööriist, mis alati läheb käima, jah, täna ei läinud nüüd käima aga muidu jah, läheb see alati töösse ja siis ma saan nagu kuu lõpus oma kliendile anda ka ülevaate, et noh, nii palju ma tegelesin selle või teise teemaga. Et siis saab ka nagu vaatab klient, et võib-olla seal on natukene liiga palju aega läinud, aga noh, on ka olukordi olnud, et kus ma olen võib-olla mingi uue asjaga tegelenud, enda jaoks uue asjaga. Ja siis ma olengi natukene ikkagi vaatanud, et kui läheb natukene liiga nagu ebamõistlikult kaua, et siis ma ikkagi võtan selle nii-öelda mõistliku aja peale, et noh, see õpikõver vahel tahes-tahtmata tuleb sisse, et siis ikkagi nii-öelda ausalt seda, selles mõttes ausalt siis kliendile kuvada, et ma ei hakka nagu üle hindama seda oma aega, mis ma olen nagu panustanud jah, et ja siis noh, eks ole, ChatGPT juba sai mainitud, erinevad teised Canva, noh, see on ka nii-öelda igapäevane tööriist, siis videote monteerimiseks ma praegu kasutan Viidi ehk siis veed.io, aga vahepeal kasutasin ka Opus Prod. See tegi ka päris toredasti nii-öelda pikast videost näiteks lühemad klipid ja siis sa said ise noh nagu vaadata, et need subtiitrid oleksid ikka õigesti pandud. Viidil on päris hästi, ta paneb eesti keelt neid subtiitreid. Natukene ikka peab, olenevalt siis inimese enda diktsioonist, et kuidas ta räägib, et siis võib minna rohkem või vähem minna seda korrigeerimist, aga jah, et monteerin seal ja mõned saavad ka Canvast tehtud. Ja siis nüüd viimane tööriist, mida ma nüüd enda jaoks avastasin, oli Metricool. Et siis see on selline keskkond, kus sa saad ajastada ja panna kõik oma erinevad sotsiaalmeediakanalid, need ühendused, ehk siis sul on LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, no seal on neid veel mis võib-olla nii palju võib-olla ei ole kasutuses meil siin Eestis, aga sa saad kõik need sinna panna ja sa saad endale ajastada, teed et ühele on, ma ei tea, Instagrami postitus läheb sul 3 aeg, Facebooki oma kella 12 aeg ja siis kui sa oled näiteks need ära postitanud, siis sa saad postitada neid ka, panna juba kalendrisse, et 3 kuu pärast läheb seesama postitus uuesti, et ma hiljuti siin ostsin nii-öelda osaluse endale Brock Johnsoni kogukonnas, Instagrami selline guru, et nüüd õpin seal igapäevaselt kuulan, kui koeraga jalutan. Et tema jah soovitab, et igat postitust vähemalt 3 korda postitada ja jätta nagu 3-kuuline vahe näiteks sisse. Et noh, 60–90 päeva ta ütles, et võid seda sama postituse panna samat moodi, võib-olla natukene tahad midagi muuta, siis muudad, aga põhimõtteliselt sul on juba võib-olla, eks ole, jaanipäevaks on ju postitus olemas. Et ja saad kiirelt hallata, et sa paned selle ühe sama postituse, sa saad panna duplicate seal ja postitadki nagu erinevatesse keskkondadesse ja sa ei pea logima siis LinkedIni, Instagrami, kõiki nendesse erinevatesse kohtadesse, teed ühest kohast kõik ära. Et tasuta selle kontoga saab teha, noh, ütleme, et sul on nagu üks konto, et noh, mina praegu kasutan oma kliendi Lenne Kontor, kes on kinnisvaramaakler, tema postituste haldamiseks. Et see on nagu tema siis Instagrami ja Facebooki sinna panna, et noh, enda oma sinna ma nüüd ei saa panna, aga kui ma paneksin enda selle tasuliseks, siis ma saaksin kasutada ka ise seda, et ilmselt ma teen selle lükke ära, sellepärast mul on jah natukene plaanis oma Instagrami ka elavdada.
see kõlas juba niisugune mõnusalt praktiline soovitus, mida ma tavaliselt lõpupoole küsin, on ju. Et ma polnud kuulnudki sellest ausalt öeldes, et neid asju tuleb nii palju peale ja see on nii äge, et sa seda jagad siin. Mhm. Ja kuule, räägi meile mõnest enda projektist, mis sul võib-olla pani silma särama ja oli sihuke, tekitas mõnusalt ägeda tunde. Loomulikult sa ei pea klientide nimesid ega midagi mainima, Mhm. aga noh, üleüldiselt, mis võib-olla oli millega seotud ja kuidas see läks? Mhm. ma arvan, et mul eelmine aasta oligi see, ma võin ka nimesi nimetada, Merit Milleri koolitus. Tegelikult noh, tema ei olnud mu otsene klient, oli üks teine inimene vahepeal, kellega ma nii-öelda koostööd tegin, aga Meriti koolitusi siis me müüsime ja siis just nende kõik see koolituse haldus ja kõik see, et ma sain teha need meilid, eks ole, nendele osalejatele ja kõik see korralduslik pool oli nagu minu käes, et ma sain noh, nii-öelda anda endast nii palju kui võimalik. Et see oli selline tore, aga nüüd praegu on mul jah, see Lenne kinnisvaramakleri konto, mis on mul lemmik, et ta on mulle andnud päris sellised lahtised käed, ja usaldab mind, et see on ka nagu väga oluline. See on väga hea koht, kus Mhm. olla, kui klient usaldab ja annab lahtised Mhm. käed. väga äge. Aga sellest Meriti projektist, mida sa sealt võib-olla kõige rohkem õppisid või ka siis selle Lenne osas, mis sul on praegu paremad õppetunnid? Mm, mõtlengi, et mis sealt nagu välja tuua. Võib-olla no Fienta kasutus ka, et ma nagu saime katsetada ka kahte erinevat piletimüügikeskkonda. Ja mulle nagu meeldis just Fienta rohkem, et ta andis nii-öelda sellele administraatorile nagu suurema vabaduse Mhm. teha kõike ja ise hallata seal sooduskoode ja et ütleme näiteks Piletitaskul tol hetkel veel ma ei oska öelda, võib-olla tal praeguseks on nagu natuke paremaks läinud, aga jah, selles mõttes seal ei saanud, see on siis Delfi all olev, Mhm. et tema selles keskkonnas ei saanud nii palju teha, kui Fientes saab. Et selles mõttes oli mulle hea selline õpikeskkond ka see Fienta, et sain selle selgeks. Väga äge, sest et tavaliselt me räägime mingitest e-poodidest, et sul peab olema e-pood umbes, kui et sa tahad midagi müüa, aga tegelikult ei pea, onju, et on Ja siis et loodud sellised platvormid, et sa saad väga edukalt oma mingit üksikut koolituskursust, mis iganes asja müüa, onju. just, et 3,5% vist oli seal see vahendustasu, mis nad Mhm. võtavad müügi pealt, noh, mingi miinimum ka summa, et noh, et kui sa 3 eurost asja müüd, et siis sa pead ikkagi natukene rohkem maksma kui see kolm koma Mhm. viis protsenti, aga ja, et väga mõnus keskkond hallata üritusi ja koolituste müüki ja mis sul iganes. nüüd on seoses oma virtuaalassistendi tööga ja ka noh, niisama erinevate kohtumistega olnud kokkupuuteid erinevate inimestega, erinevate võib-olla ettevõtjatega. Mida sa tahaksid nendele inimestele võib-olla virtuaalassistendi töö kohta äh, öelda, et nad võib-olla paremini saaksid aru, et virtuaalassistent võib-olla ei ole kulu ja et miks nad üldse peaksid koostööd tegema. Et noh, neid müüte on igasuguseid siin ringi Mhm. liikumas. kas sa tahaksid midagi öelda? Mm. Ma arvan, et anda see võimalus ja sellepärast, et kui sa delegeerid, siis sa annad iseendale võimaluse tegeleda rohkem nende asjadega, milles sina oled nagu kõige parem, keskenduda just sellele ja oma ettevõtte kasvatamisele ja delegeerides need ebamugavad ülesanded, noh näiteks nagu see meiliturundus või ka klientidega suhtlus siis virtuaalsele assistendile. Et see tegelikult ei ole kulu, see on investeering, Mhm. et sinu ettevõte saab samal ajal rohkem kasvada, kui sa võtad abilise juurde. Ja noh, ma ise ütleks, et noh, ma olen nagu rohkem selline nagu partner strateegilises mõtlemises ka, et ma ei tee lihtsalt, et okei, tee nüüd see asi ära, jah, ma saan teha seda, aga ma ka nagu küsin juurde, ma teen oma ettepanekuid ja noh, võib-olla mõnele ettevõtjale, kellele võib-olla selline otsekohesus ei meeldi, on ju, võib-olla siis ma ei sobigi, sest ma jah, kipun ka ütlema, et noh, et kuidas me võiksime teha nagu seda, et näiteks sul tuleks rohkem müüke
et mis see strateegia võiks olla, et kui sa hakkad turundama midagi, et noh, ma läbisin ka selle digistrateegi programmi, et seal sai ka nagu sellist strateegilist mõtlemist just turunduse koha pealt juurde, et sa lihtsalt ei tee nagu lihtsalt tegemise pärast, et ma saadan 3000 kirja välja, külma kirja välja, vaid et sa mõtled enne, et millise, noh, et kui näiteks võtta mingi külm, ütleme selline, ostad mingi mailing listi või noh, nagu kontaktid kuskilt, et siis, mida muidu väga ei soovitata küll, aga ikkagi noh, seda tehakse, et siis sa natukene strateegiliselt mõtled, kuidas sa võtad, eks ole, selle nimekirja sealt välja, et millised ettevõtted sa võtad, kas sa võtad näiteks on ju kõik nagu Harjumaa ettevõtted või sa võtadki näiteks Äripäeva top 100, eks ole. Või et vaatadki, et kellel on käibed nagu suuremad või kasumid suuremad, eks ole, et noh, olenevalt, eks ole, et mis su see eesmärk on, mida sa saavutada tahad. See on hästi oluline, et sa tood välja selle, et see strateegiline partner, sest et minuni jõuab ka jah, tagasisidesid selliseid, kus just ongi see hirm, et nad ei taha lihtsalt töö ärategijat. Nad tahavad päriselt sihukest koostööpartnerit, kes aitab neid strateegiliselt, mõtleb kaasa, julgeb teha neid ettepanekuid ja sa ütlesid õigesti, et see klient peab olema valmis ka vastu võtma siis seda, neid asju on ju. Aga see on hästi oluline koht, kus tegelikult noh, sa paistad silma, kui sa päriselt ütledki välja, sa oled strateegiline partner ja sa käitud ka siis vastavalt, et see on hästi-hästi oluline koht. Aga nüüd, kui keegi tahab, jah, räägi. Ei, ma tahtsin öelda, noh, et sest kui sa tahad nagu oma ettevõtet kasvatada, et siis sa noh, üksinda sa jõuad kuskile, eks ole, aga kui sul on keegi, kes sinuga kaasa mõtleb, et kes tahab nagu, et sina kasvaksid, siis sa jõuadki palju kaugemale kui lihtsalt üksinda. Ja mu siin kohe tuli vahepeal ka mõte, et isegi kui sulle võib-olla meeldib seda meiliturundust teha, siis nüüd küsimus on, et kas ma pean seda tegema, ma võiks hoopis midagi muud teha ja nagu sa ütlesidki, seda müüki ja mingeid uusi tooteid, asju välja mõelda, on ju. Et noh, see ei pea olema, et ma kulutan sinna seda oma aega, isegi kui mulle meeldib see. Aga kui me nüüd Ingritiga koostööd tahame tegema hakata, kust me sind leiame? No mind leiab Facebookist, Instagramist, Facebookis Ingrid Stamm ja siis ka info@ingridstamm.eu. Aga kas sinu koostöö näeb praegu välja kuidagi tunnipõhise hinnastamisega või on projektihinnad? Ma saan aru, et see on individuaalne tegelikult klientide puhul, aga noh, põhimõtteliselt palju, kuidas sul praegu on olnud? Ma saan tunnipõhiselt teha, aga mingites asjades ma olen nagu näinud, et on ikkagi mõttekam teha projekt või siis, et ongi mul pakett ja nii-öelda valmisoleku tasu, sest kui sa tahad, et sul asjad tehtaks suht kohe täna või homme, on ju, et siis sa pead eeldama, et või noh, siis sa pead olema valmis ka panustama selle heaks, et see virtuaalne assistent ongi nagu, et noh, näiteks mul ongi arvestatud igapäevaselt aeg ühele kliendile, kes mul maksab kuutasu, eks ole. Et ma tegelengi tema asjadega, ma olen selleks aja võtnud, et mitte, et nüüd tuleb, et ta tuleb ja mõtled, mul on nagu see ja teine asi on ju ees, et ma ei saa seda vahele võtta, eks ole. Aga kui sa maksad mulle kuutasu, sellist valmisolekutasu, mis on nii-öelda miinimumtasu, siis sa tead, et ma olen su jaoks olemas ja ma saan selle tehtud, eks ole, kiiremini kui võib-olla, et sa maksad mulle tunnipõhiselt. Aga jah, et rohkem selline paketipõhiselt olen üritanud teha ja tegin just siin ühe hinnapakkumise ka. Aga see vist natukene võttis kõhedaks kliendil. Aga seal oli rohkem selline digiturundus ja ka strateegia mõtlemine, et ja siis kui ei ole, eks ole, Facebookis seda meta ads ja kõik see business Facebooki üldse seadistatud varasemalt, siis see võtab aega, kõik et need assets'id saaksid kõik allokeeritud õigesti ja siis kõik, et sa teed, eks ole, mingi kampaania, reklaamikampaania, et sa teed kõik erinevad kujundused erinevas formaadis, kõik see võtab aega.
et sa mõtled, mis see siis ära ei ole, on ju, et sa paned boost on ju sinna, et ma boost in seda oma mingit juba olemasolevat postitust, aga see ei ole üldse nii hea, kui sul on ikkagi strateegiliselt lähenetud asjale, et sul on ette mõeldud, okei, et me paneme sellise mingi pildireklaami ja paneme videoreklaami, mis videoreklaamid lähevad ikkagi palju paremini ja sellepärast inimestel meeldib vaadata liikuvat pilti, kui võib-olla seda nii-öelda staatilist. ja ma just mõtlesin ka praegu, et ma saan aru, et see hind on see, mis teeb tundlikuks, aga samas on ju, et kui ma ise üldse ei oska seda ja ma hakkan seda kuskilt juhendite, videote järgi endale selgeks tegema, siis ma kulutan oluliselt rohkem aega ise kui see, et ma võtaks Absoluutselt. kellegi, kes teeb selle või paari-kolme tunniga ära, kui mina läheks nädalaid, on ju, sest mul on vaja muid Mhm. asju ka teha ju. Mhm. et ma olen ka seda meelt, et ma pigem maksan kellelegi, kes teab juba ja ta teeb selle kiiresti ära ja ta oskab mulle inimkeeli seletada ka, mis ta seal tegi ja mida ma jälgima Mhm. pean, et minu meelest see on just suur asi, kui keegi suudab, virtuaalne assistent suudab mulle ikkagi inimkeeli selgeks teha, mis ta seal tegi. aga Mhm. natuke tulevikust ka, mis on sinu mõtted virtuaalassistendi ametiga seoses või mida sa tahad näiteks juurde õppida? Milliseid koostöid tahaksid teha? Mm, no ma siin, kui ma ütlesin, et ma tahan natukene oma Instagrami elavdada, siis ma mõtlesin ka seda, et kuna mul on üks teine kirg on juures, mida ma lihtsalt ei saa tahaplaanile enam lükata, mis on laulmine, et siis ma nagu tahangi teha omal selle nii-öelda konto, mis nagu ongi, et seal on nii virtuaalse assisteerimise teemasid kui ka see, kus mina laulan, eks ole, et sa saad sellise paketi laulva virtuaalse assistendi Mhm. et sellega natukene rohkem tegeleda ka kõrvalt ja siis ka endale strateegilisemat sisu luua. Ja mida ma nüüd siin võtsin ühe kursuse, et hakkan vibe koodimist ka õppima, et nii endale kui siis ka klientidele, et saaksin ka jälle välja pakkuda, et võib-olla teha siis see maandumisleht selle Lovable'iga näiteks, eks ole. mitte, et võib-olla Canva või siis meiliturunduslehel või platvormil teha seda. Mhm. et see on nagu selline tõesti nagu tuleviku teema, et ma tundsin ka sellist FOMO hetke ehk siis fear of missing out, et no nii, et seal oli mingi, ma ei tea, 10 virtuaalset assistenti olid osalemas esimeses, mõtlesin, et no nii, kui ma nüüd ei lähe, siis ma olen ikka rongist nii maha jäänud. ja kusjuures öeldakse, et see on 2026 aasta teema, on ju. noh, vot. Ja ka sinu laulmisega seoses ma kohe kutsuks üles kõiki muusikuid kasutama ka Ingridit siis virtuaalassistendina, sest et kuna ta on ise nii asja sees, siis ei ole vaja talle mingeid peensusteni asju selgitada. Ma kujutan ette, et kõik need lühendid, asjad, mida kasutavad muusikat, neid Ingrid juba teab, et ei pea hakkama siis nii nagu mina alati ütlen, paluks eesti keeles mulle siis rääkida, on ju, et väga lihtsalt saab teha. Küsimus kommentaariumist, et kas Ingrid võtab ikka kliente juurde 35+ vanuses? Ma eeldan, et äkki sul kuskil kodulehel äkki siis oli mingisugune segment tehtud või? ma katsetasin jah, panin sinna 35+, kuna ma ise olen natukene sellest vanem. Kuna nagu öeldakse, et sa pead natukene kitsamaks oma nišši Mhm. tegema, et võib-olla need 35+ suhestuvad minuga ka nagu natukene paremini kui see 25. et või siis ma ei tea, 30, aga ma arvan, et see ei ole nii-öelda kivisse raiutud, et kui on ka noorem ja soovib minuga ühendust võtta, siis hea meelega suhtleme ja vaatame, et kuidas ma saaksin aidata ja produktiivsust tõsta ja kasuminumbrid Mhm. suuremaks saada. ja ma isegi võib-olla arvan, et niivõrd oluline ei ole see vanus, vaid see, kuidas nagu energeetiliselt klapite, et kui jaa, ikkagi klapp absoluutselt. on hea, siis see vanus on ainult number. Just, nii absoluutselt. äge. sa oma praktilist nippi meile juba natukene jagasid, see korda korraks see üle, see keskkond. Metricool, eks ma kohe Metric. see on siis muidu, kui paned otsingusse metri cool nagu külm cool, metric cool, metritsool.com, siis jagan seda kohe meile ka. tuleb nagu up.metricool.com, äpiga siis up. up.metricool.com. okei, mul tuli praegu metricool.com.
see ma peaks ka arvan, et see on viimase. seesama koht Ja see on ikkagi. seesama ja lihtsalt, kui sa Ja. nagu logid sisse juba ära, siis ta näitab seda app.metrikul. Jagasin seda ka siia kommentaariumitesse. kuule, nii äge, et sa tulid ja jagasid. See on ikkagi hoopis jällegi teistsugused kogemused. Ja vaata kindlasti kommentaare, mine vaata, Piilu, mis seal räägiti, saad äkki vastata, kui oli küsimusi. Ma praegu ise Absoluutselt. rohkem küsimusi ei näinud, kui see üks oli. Ja kõik, kes tahavad siis Ingritiga koostööd teha, siis Ingriti kontaktid on kenasti olemas siin kommentaariumis, võtke julgelt ühendust. Ja no tõesti, muusikud, kus te nüüd olete, eks ju? Hakake siis nüüd, ei pea kõike tegema, saate ise laulu kirjutamisega siis tegeleda, kui Ingrid teeb muid asju seal. aitäh, Ingrid, et sa tulid. Ja aitäh, et kutsusid Õnnele. Ja ootame juba teid järgmist virtuaalassistent Fookuses laivi vaatama. Jälgige Eesti Virtuaalsed Assistendid Facebooki gruppi. Sinna ilmub siis info, kui meil keegi on külla tulemas. Aga mõnusat nädalavahetust teile ja ettevõtjad, te ei pea üksi toimetama. Delegeerimine on ikkagi üks väga suur tugevus, mida üks juht peaks julgema ette võtta. Mõnusat reedet. Tšau! Tšau.